Tavaliselt on aiarajad rasked, seetõttu vajavad need korraliku aluspinna ettevalmistust. See rada on aga kerge ja vastupidav. Meie variant võib-olla on revolutsioonrajate ehituses. Kui oleksin varem selle peale tulnud, oleksin teinud sellise raja ümber projekti maja $1000 eest ja see oleks saanud vundamendi kaitseribaks. Meie raja osad on märksa kergemad kui tänavakivi, looduskivi, looduslik munakivi või valatud betoon. Seetõttu piisab paigaldamiseks vaid mätta eemaldamisest ja pinnase kergest kobestamisest. Selliseid radu saab valmistada ühes kohas, transportida isikliku autoga, lihtsalt maha laadida ja kiiresti teises kohas kokku panna. Valmistamine on väga lihtne ja kerge, seega saab sellega hakkama isegi nõrgem sugu. Kasutatud on väga kättesaadavaid ehitusmaterjale, mida saab osta igast ehituspoest. Sellised rajad võimaldavad muuta meie kodu ja suvila krundid ilu poolest võrreldavaks Rubljovi luksusega, kusjuures see maksab vaid kopikaid. Vaid natuke meeldivat tööd ja komposterini, välikäimlani ning suvise duušini saab minna luksuslikel Vahemere stiilis radadel. Miinimum tööd, maksimum esteetilist tulemust. Jaša Košaki laulud kanali vaatajad saavad esimestena teada selle olulise info. Ja nüüd kõigest järjekorras. Tere kõigile! On aeg pikendada meie aiasisest teerada, mis sai tehtud mõned aastad tagasi. Kohe õige pikkusega teerada ei saanud teha, sest looduslik kivi oli liiga kallis. Otsustasime teerada pikendada just siiani. Kavatsen kasutada võib-olla innovaatilist meetodit, mille idee on mul juba ammu peas keerelnud. Nii on vist kitsavõitu, aga nii jälle liiga lai. See on juba terve pulvar. Eelmisest edukalt teostatud ettevõtmisest jäi natuke Benoplex komfordi alles. Nende lehtikarest on mõlemal poolt saetera abil, mis on käepidemest lahti võetud. See on kõige lihtsam ja kiirem viis anda lehtedele vajalik areduse aste. Igatahes see on mulle teada olevat kõige parem viis. September rõõmustab erakordselt hea ilmaga. Seetõttu asusin tööle otse aias murul. Tahaks veel soojust endasse koguda, enne kui tuleb rõske ilm. Benoplexi lehed liimin omavahel kokku poluretaanist ehitusliimi vahtuga. Liimi hangumise ajaks surun lehed raskusega kinni. Selleks kasutan klassikaliste radade elemente, raskeid sillutusplaate. Kuni on soe, haarab liimvaht väga kiiresti kinni. Juba umbes 20 minuti pärast võib välja pressitud üleliigse ära lõigata. 3 aiusi järgi kokku liimitud lehte on peaaegu 180 cm suured. Lõian keskkoha ja lõikan tooriku võrdseteks osadeks. Kasutan 3 cm paksuseid Benoplexi lehti. Nende servades on astmed, mille lõikan ära. 2 cm paksustel Benoplexi lehtedel neid astmeid ei ole. Aga ma ei ole veel otsustanud paksuse arvel kokku hoida. Nüüd on toorikud peaaegu 90 cm laiused ja just seda mul vaja ongi. Benoplexi jäägid on head, aga pidin siiski poodi minema ja ülejäänud koostisosad ostma. Edasi läheb käiku krohvimiseks mõeldub leeliskindel klaaskiudvõrk, mille silma suurus on 5x5 mm. Seda müüakse 1 meetri laiustes rullides. Lõikan selle 2 meetri pikkusteks tükkideks. 2 esimese proovide elemendi jaoks on vaja 3 sellist tükki, millest 1 lõikan pikuti pooleks. Segan krohvi liinsegu, mida kasutatakse fassaadi soojustustöödel. Selle seguga liimitakse seintele, mida on vaja soojustada, Benoplex või kivivillast fassaadiplaadid. Seejärel tehakse sama seguga pinnale armeeriv aluskiht. Sellise kihi hakkasin ma tegema esimese tooriku pinnale. Et liikuda teise tooriku juurde, pidin töölaua vabastama. Selleks kasutasin plastiktünni, kuid kuna ühtlas tuge polnud, paindus toorik ära. Nii ei saa seda jätta. Liimisegu tahkub ja pind jääb igaveseks selliseks kõveraks. Seetõttu panen tooriku tagasi lauale. Nende toimingute tõttu tekkis väike viga värske armeerimiskihiga. Parandan selle, lisades õhukese kihi liimisegu. Kogu see jama tekkis sellest, et ma ei julgenud panna veel tahkumata toorikut koos rippuva võrguga murule. Kartsin, et see tuleb äärtest ekstrudeeritud vahtpolüsterooli küljest lahti. Eesmärk on 2 esimese plaadi peal tehnoloogia läbi proovida. Pärast seda peaks protsess minema märksa kiiremini. Abiks olid puidust pink ja teine paar käsi. Pannan liimsegu teisele toorikule, vajutan klaaskiud võrgu laia pahtilabidaga segu sisse, teen pinna suhteliselt ühtlaseks.
Samal ajal on teise tooriku pind tahenenud. Puhastan selle servad. Maetame toorikud nurkades kohad. Lõikan klaaskiud võrgu parajaks. Segan uuesti krohvi liimsegu ja kannan selle teisele poolele. Samuti ei unusta liimi panna ka otstele. Edasised tegevused meenutavad ekstrudeeritud vahtpolüsteroolist tüki mähkimist klaaskiud võrgu ümbrikusse. Nii saavad armeeritud mitte ainult mõlemad pinnad, vaid ka kõik otsad. Olen kuulnud, et on olemas suurlinn, mille linnapea hoolib väga teede ja radade kvaliteedist ning parandab neid pidevalt. Minu tagasihoidlik unistus on, et see meetod aitaks parandada radu vähemalt kogu postsovetlikus ruumis. Ja kui te jagate seda videot igal pool, kus võimalik, siis olete ka teie sellega seotud. Püüdkem selle poole koos. Pärast tardumist parandan servade ebatasasused pahtilabidaga. Segu koostises on spetsiaalsed polümeerid, mis parandavad nakkuvust soojustusmaterjaliga ja tsement. Tsement saavutab suurema osa oma tugevusest 28 päevaga. Seetõttu on pärast esmast tardumist kõike lihtne parandada. Vast saabunud vaatajatele kanalis Jaša Kožjaki laulud. Teatame, et see bassein, minibassein, on tehtud umbes 90% Benopleksist. Kuumus on möödas, seega kasutame seda veereservuaarina. Teise toorikuga teen täpselt samamoodi. Rooste vabast terasest riivisakeline külg võimaldab kanda liimsegu pinnale ühtlasema kiina, kui seda teha sileda küljega. Sakiline külg ongi selleks mõeldud. Riivi sileda küljega. Vajutan klaaskiud võrgu liimi sisse. Lõikan ära üleliigsed väiksed võrgutükid. Kuigi juba on täies hoos september, paistab päike ikka veel soojalt. Varju puudumisel hakkab liim üsna kiiresti niimoodi spaatli külge venima. Tuni pind veega piserdada. Üldiselt on selliste töödega parem varjus tegeleda. Lai kitinuga õnnestub pinnale anda piisav siredus, mis on kavandatu jaoks enam kui küllaldane. Olen kindel, et selleks, mida mina otsustasin teha, ei ole üldse mingit ehituskogemust vaja. Kogu tegevuste jada on uskumatult lihtne ja jõukohane, mitte ainult tugevamale soole, vaid ka nõrgemale. Päikese käes kuivab liim kiiresti, seetõttu püüan pinde niisutada. Tsement armastab niiskust. Selles kohas sain aru, et klaaskiud võrgust ja liimist improviseeritud ümbrised, mille sees on XPS, tulevad välja peaaegu täpselt nii, nagu ma ette kujutasin. Seetõttu käisin ja ostsin veel liimi, võrku ja XPS-i juurde. Ühes pakendis on 13 3 cm lehte. Lehed võivad olla ka paksemad. Teen jälle XPS-plaadid karedaks. Muide on olemas ka kohe kareisolatsioon, mida nimetatakse seintele mõeldud XPS-plaadiks. Aga meie külade lähimas poes oli see otsas ja kaugemasse poodi minna ei viitsinud. Kiirem on sile ise karedaks teha. Pealegi on see suurepärane soojendus. Edasise töö aiaraja tegemisel otsustasin jätkata varikatuse all. Benoplex Comforti kasutatakse katuste, seinte ja rõdude soojustamiseks. Mina kasutan seda palju laiemalt. Teen seda kõike omal vastutusel. Materjal pole mindel kordagi alt vedanud. Õnneks ei ole see sõjaline suitsukate, vaid lihtsalt mittevajaliku taimestiku põletamine. Naabrid alustavad iga-aastast rituaali. Lehtede ja tainsete jäägide põletamise keeldu kodanikele, nendele kuuluvatel koduõuedel meie Valgevene looduskaitse seadusandus ette ei näe. See on tõeline vabadus. Isegi vabas Ameerikas see ilmselt läbi ei läheks. Kui naabri suitsus pea valutama hakkasin mõtlema, et mingu see meie Valgevene vabadus kuradile. Äkki oleks parem teisiti. Näiteks nagu sakslased, kes peavad rangelt reeglitest kinni ja peavad iga sammu mitmes ametkonnas kooskõlastama. Aga ajan need mõtted peast ära. Nii, kaotaksime kindlasti oma slaavi autentsuse. Naaber justkui tundis ära, et minu geenides on lisaks slaavi ja paganlikele geenidele ka väga kaugete idageenide segu. Seetõttu ainult võimendas ta suitsu ja tuletantsu, kinnitades slaavi maailma üleolekut.
Ühel hetkel tundus mulle isegi, et ta viskas tulle keelatud taimset materjali. Ja need tuleb külaspidu välja kuulutada. Milliseid mõtteid küll pähe ei tule selle suitsu mõju all. Õhtu hämaruses vahetas naabri välja naabrinaine ja jätkas hullumeelset rituaali. Vaatamata meie palvetele, et ta vähemalt ööseks peatuks, seadus ei keela, kordas ta, jätkates teemonite väljaajamist. Geneetilist mälu ei saa välja põletada, isegi tulise rauaga. Isiklike tähelepanekute põhjal tekib selline pyromaania kalduvus vanusega, kuid õnneks mitte kõigil. Pensioniiga soodustab selle õitsemist. Sellised ilmingud varasemas eas võivad olla seotud sellega, et psühholoogiline vanus kipub juba pensionieale lähenema, kuid see pole kindel. Seetõttu tasub neil, kes on juba valmis maaromantikat nautima, mõelda, kui sügavalt nad sellesse sukelduda tahavad. Ja võib-olla, et mitte koos teemonitega välja aetud saada, tasub eelistada külale hoopis eramajade piirkonda. Ühtlasema seltskonnaga, kelle jaoks võitlus saagi pärast ei ole esmatähtis. Muide, selleks, et vähendada kahjulikku mõju loodusele ja naabrite hindamissüsteemile, kasutame me juba ammu aiapurustit. Ülejäänud rajaelementide valmistamist otsustasin teha põrandal. Minu jaoks on detailide selline paigutus harjumuspärasem kui laual. Kui tegime väikest basseini ja XPS-ist järgi mitu ümardatud lõiku, millest ühe otsustasin nüüd ära kasutada. Praktiliselt jäätmevaba protsess. Just põrandal tegin sarnasel viisil rekordiliselt odavaid ja soojustõhusaid seinu projektis maja $1000 eest. Meie väli eurotualeti seinapaneelid. Väga soo ja kõrge peenra alus, liuvväravate täidis, kõik penopleksiga. Muide, väga üksikasjalikud ideod kõige selle kohta on kanalis Jasha Kossiaki laulud. Lingid neile jätan ka selle video alla. Tegelikult oleks võinud penopleksist liimida ühe suure tooriku, armeerida mõlemalt poolt ja seejärel lõigata vajalikeks detailideks. Näiteks nii tegin ma liuvväravate täidise, mis oli 90% penopleksist, kuid sellisel juhul jäävad kaitsmata armeerimata otsad. Kui tegin kõrget sooja peenart XPS-ist, armeerisin otsad eraldi. Rajakivide elementidest tahan saada kohe tugevdatud otsad. Sellepärast kogu see jama penopleksi võrku mähkimisega. Minult küsitakse tihti, millist trofiliimsegu on parem kasutada. Minu valiku kriteerium on üks, hind. Lähen poodi ja valin selle, millel on hetkel kõige suurem allahindlus. Iga endast lugupidav ehitussegude bränd toodab liimi mineraalvilla ja vahkpolüstüreeni jaoks. Ma ei saa praegu ühtegi kindat välja tuua. Ükski neist ei määri end ise pinnale. Ma ei ole professionaal, vaid tavaline harrastaja. Seetõttu ei ole mul tekkinud kiindumust ühtegi kindlasse brändi. Töö on väga lihtne ja kerge. Laiade pahtilabidatega on väga lihtne saavutada piisavat siledust. See materjal võib olla näiteks suurepärane ja ilmastikukindel tööpind. Muide, selle materjali kasutamine vastupidava õuemööbli valmistamiseks on üldse omaette teema, mille juurde loodetavasti kunagi jõuan. Ehita ja ehita, otsa ei saa. Minu variant on eksperimentaalne, seega selle kordamine on täielikult teie enda vastutusel. Aga tuginedes teatud isiklikule kogemusele, ei leia ma midagi, mis võiks takistada selle edukat elluviimist. Et taluda vaid ühe või mitme inimese raskust. Klassikalised aiarajad tehakse teadlikult väga rasketest materjalidest, nagu betoonist kõnniteekivid, looduskivi, betoonist asanduskiht jõukates majades, graniitsillutis. Need väga rasked kattematerjalid nõuavad väga põhjalikku aluspinna ettevalmistust, hoolikat liiva tihendamist, kalli killustiku, sõelmete ja mitte vähem kalli kuivat semendiliivasegu kasutamist. Ja seda kõike selleks, et raske materjal omaenda raskuse all aja jooksul maa sisse ei vajuks. Milleks kõik need kannatused, kui on vaja lihtsalt raske materjal asendada suhteliselt kergega? Või eksin ma? Pärast arutelu oma naisega asusin ma dekoratiivse pinnaeskiisi kallale. Äärtesse võiks tulla midagi silludiskivi taolist ja keskele loodusliku kivi imitatsioon. Märgistuse kannan üle servadele, sest segu kihi all muutuvad jooned nähtamatuks. Ekstrudeeritud vahtpolüsterooli penoplex on teedeehituses juba ammu kasutatud. Seda kasutatakse isegi lennuradade rajamisel. Materjal on keskkonnasõbralik, biokindel, tõhus ja selle kasutusiga on üle 50 aasta. Penoplex vähendab hooajalise külmumise sügavust ja takistab külmakergituse jõududest tingitud deformatsioone. Kuna Penoplexil on praktiliselt 0 vee neelduvus, siis arvan, et see võib toimida ka hüdroisolatsioonina. Me veendusime selles oma silmaga, kui ehitasime oma väikese basseini. Siis määrisin hüdroisolatsiooniga ainult vuugid, sest kogemusest tean, et liim ja vaht võivad vett läbi lasta. Rajatoorikutel on meil olemas alusarmeerimiskiht, millele saab nüüd kanda väga palju erinevaid liimistuskihte. Meie kattevariandi peale kandmiseks kasutan kõige odavamat plaadiliimi. Peale kantud plaadiliimi silun lihtsalt suvaliselt pahtilabidaga. On tõesti mugav, et osa töid saab teha laua peal vöö kõrgusel.
Juba tahkuma hakkavale pinnale kannan otste märgistuse järgi esialgse sillutise kivide märgistuse. Et loomingulisse protsessi täielikumalt sukelduda, lähen edasiseks tööks aeda. Väga mugav on see, et tulevase teepinna asendid saab hõlpsasti horisontaalsest vertikaalseks muuta. Isegi mina ei tea, kuidas sellist mustrit joonistada, kui plaadiliimi improviseeritud vuukidest jääks pinnale lebama ega kukuks alla meie planeedi gravitatsiooni mõjul. Meetodi puhul on ainult eelised. Juba mitu aastat kinnitavad meie Penoplexist ehitised, et see pole mitte ainult suurepärane soojus- ja hüdroisolatsioon, vaid ka konstruktsiooni materjal. Kui see on mõlemalt poolt tugevdatud klaaskiud võrgu ja seguga, muutub see tõeliselt vastupidavaks komposiitmaterjaliks. Ja selliseks, mida võid teha iga koduehitaja ja suvilapidaja laialt kättesaadavatest materjalidest. Teaduse järgi tuleb õige tee või sokliäärse sillutise alla panna Penoplex. Seal ta lihtsalt lebab ja takistab külmumist ning külmakergitust. Sellise kasutusviisi puhul ei jääda mitte ainult lebama, vaid kannab ka otsest koormust. Ilm on palav, kuid üsna tugeva tuulega. Üks sellistest tuuleiilidest kukutas selle tooriku maha ja kogu jõuga lõi see vastu põrandal lebavat betoonist õnni teekivi. Vaevalt ahkunud dekoratiivsele plaadiliimi pinnale jäid vaevu märgatavad jäljed, mille ma kohe parandasin. Tugevus ja parandatavus on suurepärased. Tõstan selle kohta, kuhu lõunatuul ligi ei pääse. Isegi kõige karmima pakasega ei pea nüüd territooriumi korrastamise töid katkestama, vaid saab loomingulise tegevuse lihtsalt soojamasse ruumi viia. Talvel võib töötada näiteks garaažis, kui ahi on köetud ja linnainimesed saavad seda teha isegi korteri rõdul. Kevadise soojuse saabudes saab rajakese liftiga alla lasta, autoga kohale tuua ja kiiresti suvilas paigaldada. Võtsin värskest liimist käega kinni, pole hullu, kõike saab väga lihtsalt parandada ja kohendada. Kui roostevabast terasest hõõruti sakilise poole asetada umbes 45-kraadise nurga all pinnale, jäävad selle jäetud liimiribad ühtlaselt täis. See tähendab, et liimi kantakse peale ühtlaselt ja hiljem tehtavad vuugid saavad olema ühesuguse sügavusega. Naine aitab juba mitte esimest korda aktiivselt meie ehitisi kaunistada. Naised tegelevad sageli üsna kasutute hobidega, näiteks klaasi või keraamika maalimisega. See teede variant võimaldab sellised hobid muuta tõeliselt kasulikuks. Samuti võivad sellised teed asendada kasutud laste värviraamatud millegi kasulikuga. Ärge hinnake meil liiga karmilt, me ei ole ju professionaalid, vaid tavalised ehitushuvilised. Aga tahan märkida, et projektist projekti läheb mul vähemalt looduskivi imitatsiooni kuju tuleb mul üha paremini välja. Seekord jõudsin lihtsa lahenduseni, et tulevase rajapinnal peaks ristumiskohtades kokku saama ainult 3 vuugijoont, mitte 4. Nii tuleb välja, tundub normaalne. Kõik teravad nurgad silun ära. Vuugid tõmban läbi painutatud traaditükiga. Kontrollin end, et kogemata, alateadlikult ei joonistaks midagi sündsusetut, mida maailmas toimub, võiks inspireerida. Selline kodune looming aitab väga hästi kõigest eemanduda. Ka valvas vaenlane võib neid jooni lugedes, mis minu ajutegevuses sünnivad, minust kõike teada saada. Ma pole juba ammu telekat vaadanud, aga ikka raputab. Mida rohkem ma joonistan, seda rohkem tahan joonistada ainult head. Mõtted lähevad paika. Toorikuid hakkas valmima nagu soojasid saiu. Tavaliselt on aiarajad ja muruplatsid 2 teineteist täiendavat maastikuilu. Tänu Penoplexist valmistatud kümblustünnile tekkis meil korralik varu päikese käes soojenenud vett. Põuaste nädalatel muutus köögiviljaaia ja muru kastmine märksa mugavamaks. Nõrk surve kastmissüsteemis ei piira enam. Sellega seoses meenutab meie muru juba isegi muruplatsi, et see meenutaks veeldi rohkem. Ma otsustasin kasutada mitte ainult kastmise jõudu, vaid ka tõeliste väetiste jõudu. Mineraalväetis Vertica, muruväetis. Sügis on kompleksne graanulväetis pikaajalise toimega. See sisaldab kõiki vajalikke makro- ja mikroelemente optimaalses vahekorras. Projekti maja $1000 eest ümber on muru alla peidetud vundamendi kaitseriba. Muru kasvab esimest aastat, seda on vaja väetada. Kõrge fosfori ja kaaliumi sisaldus tagab murusegude hea juurdumise ning soodustab tugeva juurestiku kujunemist. See tagab taimede hea talvitumise ja üldiselt muru hea säilimise. Hane lähedal õue keskmist kohta tuleb kindlasti väetada. Aia muruga multsime juba aastaid oma viljakaid, kõrgeid ja sooja peenraid. On aeg mitte ainult võtta, vaid ka murule võlg tasa teha. Septembris läheb jaedamaks ja sügisvihmade saabudes on parim aeg uue murukatte rajamiseks või olemasoleva hooldamiseks. Pärast seda tuleb muru korralikult kasta. Samal ajal kastan ka kompostris olevat rohtu ja Penoplexi. Oktoobri saabudes tuleb mõelda olemasoleva muru ettevalmistamisele talveks. On just õige aeg anda murule sügisest fosfori ja kaaliumväetist lisatoitmiseks. Ja just nii õnnestub tünni tühjendada ka ilma põhjas oleva auguta.
Toetun märgitud peentele joontele, kuid püüan sillutises joonistada veidi erineva suurusega kujundeid. Pärast väikest pausi jätkus iidne paganlik rituaal. Peaaegu 10 meetri pikkuse raja kivitekstuuri tegemiseks kulus vaid 1,5 kotti plaadiliimi. Võib väga vaeva näha ja anda pinnale lihtsalt uskumatult hea välimuse. Tahenenud kive puhastan algul pahti labidaga ja seejärel metallharjaga. Mina püüan kasutada võimalikult lihtsat lähenemist, minimaalse vaevaga ja maksimaalse esteetilise tulemusega. Naine hakkab hoogu sisse saama ja naudib loomingulist protsessi. Värvimises kasutatakse kõige odavamat valget fassaadivärvi ja umbes 5 toonijat, et anda kividele erinevaid värve. Ma lõpetan tekstuuri pealekandmise viimasele, basseiniga külgnevale rajaelemendile. Seekord otsustasime raja viia just sinna. Meie varjualune ruum hakkas meenutama kunstniku ateljeed, kus on üles seatud lõuendid. Siin on lihtsad materjalid ja tööriistad, paar ehituspinslit ja nõudepesukäsnad. Asun raja märgistamise kallale. 2 segmenti on juba täielikult valmis. Siin on ühe rajalõigu, mille pikkus on 1 meeter 20 centimeetrit ja laius 90 centimeetrit. Materjali kuluarvestus. 1,5 lehte Benoplex Comforti paksusega 3 centimeetrit, 3 ruutmeetrit klaaskiudvõrku, 10 kilogrammi krohvisegu, 4 kilogrammi plaadiliimi, natuke värvi ja lakki, paar grammi liimpahtu. Kõik. Silludiski vida toonimine musta värviga. Korrutades oma piirkonna materjalide hinnaga, saate teada täpse oma hinna. Nöör on asendamatu vahend sirgete joonte seadmiseks. Selles kohas eemaldati hiljuti laudadega ääristatud teenar, kuna teised teenrad olid väga saagikad. Koht on kasvanud suvalise rohuga ja mul ei ole kahju eemaldada kõige pealmist murukihi kihti. Naine teed kivi heledamaks. Tema kiirust võivad neil isegi tõelised fassaaditöölised kadestada. Ja kõik sellepärast, et naise hobi õnnetus lihtsalt õigesse suunda suunata. Ma arvan, et horisontaalselt asetseva teeraja maalimisega naine vaevalt oleks nõus olnud. Katsetan praktikas kõige lihtsamad teeraja paigandamise meetodid, mis seni oli ainult minu peas olemas. Tundub, et kõik õnnestub. Mäletan, kuidas ma liiva tihendasin, kui tegin rada raskest looduskivist ja saan aru, et uue raja puhul tahan selle toimingu kindlasti ära jätta. No, miks mitte tööpind? Sellised rajaelemendid peavad vastu pidama isegi siis, kui neil on ainult 2 tugipunkti ja kui nad lihtsalt maapinnal lebavad, siis veelgi enam. Üks mu sõber üritas Benoplexist teha kandetala, kiirustades end nimetama teerajajaks. Tal ei õnnestunud midagi, sest ta ei saanud aru, et sellest materjalist tuleb teha mitte talasid, vaid kohe vahele ja plaate. Tõenäoliselt ei suutnud ta lihtsalt selle imelise materjaliga ühele lainele saada. XPS-i tuleb armastada, sellega tuleb mõelda. Aga mina katsin kõik pealt poolt usaldusväärse, kuid odava toonitud antiseptilise kivile mõeldud akrüüllakiga. Samuti tasub arvestada, et selline tee ei nõua üldse mingi kulutusi aluse ettevalmistamiseks ja need võivad sageli ületada katte enda maksumust. Selliste radade paigaldamisel võib igaüks end tunda nagu Arnold Schwarzenegger, võita naabrite austuse ja saada tuntuks kui tugev mees nagu Rauast Arni. Kui nad näevad, kui kergete näiliselt betoonplaate tõstate, isegi mitte kõige sõbralikum naaber lõpetab oma ebasõbralikkuse avaliku näitamise ja hea naaber rõõmustab, et elab nii tugeva inimesega kõrvuti. Selle meetodi kasuks räägivad ka puidust kõnniteed, mida Venemaal kutsuti mostkadeks. Kõige vanemad mostkad Venemaal asuvad Veliki Novgorodis. Meie puhul on kerge, kuid kapriisne puit, asendatud sama kerge ja täiesti kapriisivaba materjaliga kasutamise mõttes. Kindlasti mõistavad paljud, kui oluline on odavate majanduslike ehitusmeetodite juurutamiseks omada töökorras isiklikku transpordivahendit. Eelmises videos Jaša Kostjaki laulude kanalil tehti meie 15-aastase Dodži keretööd. Videot filmiti 1,5 kuud. Püüdsin selgelt näidata ja üksikasjalikult rääkida, kui palju jõudu, vahendeid ja aega kulus roostes auto korralikuks korda tegemiseks. Neile, kes pole veel näinud, jätan lingi video alla. Muide ka Ameerika autost leiti vahtu. No näed ju ise, mis siin on. Jah, see ongi ju parim materjal, usaldusväärne.
Ma saan aru, et see kõlab nagu nali, aga selliseid radu saab isegi välja rentida näiteks väljasõidul toimuvate pidulike ürituste jaoks. Üliinnovatiivset rada ootab nüüd ajaproov. Seega pange suur pöial püsti. Tellige Jaša Košjaki laulude kanal, jälgige mind Zenis, TikTokis ja Instagramis. Kõik lingid on video all. Vajutage ka kellukesele, siis teid teavitan kindlasti. Jah, valitsegu maailmas rahu. Aitäh!